Halleluuja. See on see päev, mida Isand on teinud. Ma ei mõtle praegu otseselt nagu emadepäev. Me teame, et kõik päevad on loodud Jumala poolt. Ja Jumal ei märka või ei tähista nagu ühte päeva tähtsam kui teine päev. Hiob on öelnud, Jumal on suur ja tema aastate arv on uurimatu. Laulik on öelnud, sinu aastad kestavad põlvest põlve. Sina oled seesama ja sinu aastad ei lõpe. Ja Daniel on öelnud, tema muudab aegu ja aastaid. Nii et me ei või nagu kinnist võtta hoida ühest mingist sündmusest või ühest mingist päevast ja panna lootusele päeva ja oodata midagi sellest päevast muutused. Jumal muudab aegu ja aastaid. Aga siiski selle päeva puhul ma tahan, armsad, kes te olete praegu siin emad ja vanaemad, tervitada sind Jeesuse Kristuse nimel, kes on muutmata ja kellest oleneb kõik asjad, mis iga päev midagi sündib. Amen. Teema on muutmata. Ja me tähistame seda nimi ja ülistamine, nagu praegu me seda tegime, ülistus ja kummardus, palvetades, tänades, kiitas teda, sest tõesti ei ole teist nimi, kes on väärt seda ülistus ja kiitust. Olgu ilus päev täna teile ja tõesti täna kuidagi nagu tundub niisugune, et nagu Rooma kirjas Paulus ütleb, et meil on üks ainukene võlg. Meil on armastuse võlg. Ja kuidagi tundub, et üks kord aastas inimesed justkui ärkavad. Et tähistada üks kord aastas seda armastuse, rehabiliteerida ennast ja maksta ja anda seda võlgu, seda armastuse, kes on väärt, kes on ära teeninud. Paljudena on läinud emade juurde või lähevad veel emade vaatamast ja või kellel juba ei ole ema, siis ikka lähevad hauda lili viima ja see on ilus traditsioon. See on ilus traditsioon. Teate, eile ja üleeile 2 päeva järjest minu armas abikaasa koristas oma kirjutuslauas sahtlit. Ja mina valmistasin juba tänaseks, mõtted olid selles päevas, mida Jumal tahab täna räägida meile kõigidele. Täna siin saalis ja seal, kus te vaatate praegu interneti kaudu. Jumal iga päev, ta tahab midagi muud. Ta tahab paremaks teha. Ta midagi tahab meile anda. Ta hoolib meist. Ta ei ole unustanud mitte kedagi. Ja me võime täna kuulda südamega, mida temal on minul ja ka sinul öelda. See on nii tähtis sõltuda loojast, meie isast, kes on taivas. Sest tema teab isegi lõpu enne algus. Saate aru, missugune eesõigus, missugune privileeg me omame, et me võime tema peale loota.
Ja ükskõik, mis olukorras sa oled, ükskõik, kus kohas sa oled. Tema teab kõik ja tema teab veel rohkem, kui sina ise tead. Mis seisud, mis hommepäev toob, Jumal kannab hoolt meie ees. Halleluuja, halleluuja, kallis rahvas. Halleluuja, see on meie isa, kes mõtleb meie peale. Ja eile, kui ta koristas oma sahtlit, ta leidis meie üks aeg tellisime, siis pakuti kogu aeg, helistati, pakuti meedalid, igasugused Eestimaa meedalid. Ja meil üks jagu on need ostetud, me ostime selle pärast, et kui vanglas me tennisime, siis teinekord välismaalane, keegi õde või vend tulevad ja siis väga hea mingi Eesti meedalit nagu temale kingida armastusest. Ja nüüd eile olus tuleb, ütles tead, missugune meedal meil on. Ja see meedal on emadepäevale pühendatud meedal. Emadepäevale pühendatud. Ja ta näeb välja väga ilus, ma lihtsalt viidan natukene aega sellest. Ta on vastas, aga ta on kulatatud kergelt ja Eesti küljes on punane süda ja siin roosid ümbritsevad. Ja teise küljes on riigivapp, 3 lõvi ja siis pärk ümber on tammepuupärk ja see nagu taustal on rukkililli kujund ja riigivapi peal istub suitsutuvike ehk kõik Eesti sümbolid, Eestimaa sümbolid. See on väga ilus töö ja see on tehtud Suurbritannia mündikojas ja nii. Aga ma tundsin huvi, ma tahan teid ka, võib-olla te olete guugelnud, võib-olla te teate, internetis olete täpsemalt uurinud, et mis tegelikult, kus kohas see emadepäev sai algust ja kes oli autor, kes jõudis selle teemani või selle vajaduseni, et üks päev aastas tähistada emadepäev. Ja siin on niisugune üks tutvustus selle medali kohta, aga kuulge, seda emadepäevale ikka pühendatud. Ma loen teile, et võib-olla te olete uurinud, aga võib-olla te lihtsalt ka ei tea, et emadepäev, aga kus kohas ta algus sai. Kirjutatud, uus medal on pühendatud päevale, mis täname, austame ja peame meeles oma elus väga kallist inimest, ema. Emadepäeva tähistatakse Eestis tavapäraselt maikuu 2. pühapäeval. Sel päeval minnakse emadele ja vanaemadele külla, ületatakse neid, pööratakse neile tähelepanu, viiakse kevadlilli ja väikese kingitusi. See on ja tähendusrikas, see on soe ja tähendusrikas traditsioon, toob kokku pered ja põlvkonnad. See soe traditsioon toob kokku pered ja põlvkonnad. Kui see päeval ei ole võimalik koos aega võtta, siis vähemalt helistatakse. Ema on ju enamikule meist rahu ja turvasadam. Emadepäev on praeguse ajal üleilmne püha, mida tähistatakse paljudes riikides. Sellele pani 1908. aastal aluse USA
Lääne-Virginia osariigi metodisti kiriku liige Anna Jarvis 1864 kuni 1948. Kelle algatusel kohalikus kirikus esmakordselt emadele tähelepanu pöörati. 1911 aastal peeti USA-s emadepäeva juba paljudes osariikides ja 1914 aastal sai sellest ametlikult üleriigiline tähtpäev. Eestis tähistatakse emadepäeva alates 1923. aastast, see tähendab 103 aasta see aasta. Emadepäevale pühendatud menemedali essiküljel on kompositsioon roosides ümbritsetud süda ja nende kaunite lilledega väljendame oma suurt ja kestvat armastust meie elu andnud kalli inimese vastu. Medali tagaküljel keskel on Eesti Vabariigi 3 lööviga riigivaap, tammepärk ja stiliseeritud rukilille kontuur. Vaabi kohal on Eesti rahvuslik suitsupääsuke. Vaabi all näeme kirja Eesti Vabariik ja välja laske aastal 2024. Nii et 2 aastat tagasi seda saabus ka meie koju. Nii, edasi ma loen veel selle kohta on öeldud, et süda kohta, et südant peetakse kogu maailma romantilise armastuse ja sõpruse sümboliks. Lääne kultuuris sümboliseerib süda emotsionaalsust, kindumust ja inimese vaimset küpsust. Selle mõttega, selle sisuga on see menemedal on saanud tehtud nii. Ilus asi. Ja ma pean aus olema ja teisiti ma ei saa. See on ilus traditsioon ja ma usun ka Jumalale ei ole midagi selle vastu. Et siin niisugune päev on juhtunud, on sündinud niisugune meelespidamine oma emas. Minu isiklikud, kuna ma olen Jumala armust üks aeg vabatahtlikuna teeninud vanadekodus. Ja ma olen näinud need emasid ja vanaemasid. Need hallipäised vanad inimesed. Ma ütlen teile just emadepäeval, kui nende juurde, mitte kõigide kahjuks juurde tulid pojad, tütred, see oli neile rõõmus päev, pisaradega, need oli õnnelikud, kellele tuldi. Aga need, kelle juurde ei tulnud sellele ka emadepäeval, üks kord aastas ei leidnud ka aega tulla ja vaatama vanadekodus oma emad või vanaemad. Kui kurvad need silmad olid, kui kurvad need näod olid, miks tütar ei tulnud? See vaimees, siis hakkas kohe seletus või süüdistus, et keegi süüdi on. Või miks minu poeg ei tulnud? Teiste juurde on tulnud, minu poeg ei tulnud. Ja jälle, see minija. Teate, kui sa näed seda valu ja segatud nagu süüdistusega ja kurjusega,
See on nii raske kogeda, nii raske vaadata. Kuidas aidata, et lihtsalt võtta teda ümber kinni, kalistad, trööstid ja lohutad. See on väga raske läbielamine. Ja mina, kui praegu minu käes küsida, ma ütlen tõesti ilus traditsioon, täna peale kirikut me läheme Ollusse ema haudale. Traditsioon, aga nii nagu siin on kirjutatud, et see soe tähendusrikas traditsioon toob kokku pered ja põlvkonna. Armsad eestimaalased, armas Eestimaa, miski on katki läinud. Miski on inimkonnas üle maailma, nagu me näeme, seda tähistatakse. Kuski on väga viltu läinud inimese suhetest, põlvkondade, perekondade omavahel suhetest. Et oli vaja 100 ja rohkem aastat tagasi kellegile naise poolt otsustada ja pakkuda ja üles kutsuda, et ehk võib-olla tähistame ükskord aastas emad. Tähistame, austame teda. Kas see ei ole kurb? Kas see ei pane meile mõtlema, mis on juhtunud inimkonnaga? Me nimetame, me kirjutame ilusad kirjad, me luuletused, me viime tõesti lilled ja kõik, tänu Jumal, kas või ükskord aastas. Aga tegelikult põhjus on väga palju sügavam ja kaugemal. Jumala käes on kõik aastad ja päevad. Jumal on loonud nii inimkonna, et ei ole hea üksi olla. Jumal on loonud Adamat, aga ta ei saanud üksi olla. Jumal vaatas ka temale sobiva, et koos edasi minna. Esimene naine maailmas, see oli Eeva. See naine, keda Jumal võttis Adamast, tema küljeluust lõi, mitte põrmust nagu esimene inimene. Ja Adam nimetas teda Eevaks, sest tema sai esimeseks emaks maailmal. Esimene ema siin maailmas. Täna, kui me räägime emast, siis me tihti tuletame meelde küll, kui hea ta on, kui hooliv ta on, kui palju ta head meile on teinud. Tõsi küll, mitte kõik nüüd eriti. Ma ei näe, andke mulle andeks, ma ei näe seda, et see traditsioon, emadepäeva traditsioon on kokku toonud palju pered ja põlvkonnad. Ma näen pigem teist pildi. Aeg on tulnud veel nutuse, veel rohkem üksindus, veel rohkem individualismist, veel rohkem mina tean, ära puuduta mind, ära ütle. Veel rohkem võõrastamine teine teisest. Ja kui vaatad maailma, siis varsti üldse ei saarugi, kus on ema, kus on tütar. Siis see eduteoloogia, see liiderlikust, mis maailmas praegu,
Me maksame ükskõik mida, me läheme ükskõik kelle juurde. Me tahame olla eeskäija, me tahame olla tugevad, ilusad, terved. Me kasutame igasugused vahendid, igasugused operatsioonid, et pikendada oma elu, et kaunistada oma eluviisi, oma seltskonna. Ja meeldib olla väga, olla vastuvõtlik igal poolt. Keegi on öelnud, võetakse riiede järgi, aga ära saadetakse tarkuse ja mõistuse järgi inimest. Seda ei arvestatakse praegu. Peaasi, et vastu võetatakse. Ma arvan, et hiljuti kuulsime pealtkäija või vaatasime televiisoris pealtkäija saade, kuidas üks naine 3 lapsega ema oli teinud operatsiooni, implantant, rinnaimplantant. See oli kuskil 6 või 7 aastat tagasi ja nüüd leidakse, et seal on vähk tekkinud. Mul on nii kahju seda naist. Mul on nii kahju, kuidas hingevaenlane praegu petab kõigi. Peaasi, et olla ilus. Peaasi, et panna tähele inimesed mind. 3 lapsega ema. Keegi on öelnud, et ema, see ei ole lihtsalt nimetus, vaid ema on ülam amet maailmas. See on amet. Meile usaldatakse lapsukene. Ja see on amet. See ei ole lihtsalt mängimine. Kui palju. Ma olen kohtunud emasid, kellele lapsukused segavad elama. Ta ei ole mõelnud. Ta lihtsalt sünnitas, juhtus ja siis lapsukene tuleb välja, ta segab teda olla ja elada nii, nagu ema tahab. Ja juba lapsukene tunneb seda atmosfääri ema poolt, hüljatusse vaimu. Ja juba see väike lapsukene juba hakkab kasvama selle hüljatuse vaimuga. Ta on õnnetu terve elu, kui ainult Jeesus Kristus võib sellest vabastada ja tervendada. See hing juba katki läinud beebi olemises. Hüljatusse vaim. Ema eriti ei mõelnud, et see nii praegu raske ja muret toov amet. Aga Piibel, Jumala sõna, meile on abiks. Jesaja 49:15 ütleb meile, kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale. Ja kuigi nad unustaksid, Jumala sõna ütleb, Jumal ütleb, siis mina ei unusta sind. Keegi peab praegu kuulma. Keegi praegu peab kuulma sind või seal kaugemal, kus te vaatate ja kuulete praegu juhuslikult võib-olla seda Helimi kiriku leidsite. Kui sinu vanemad, kui sinu ema ei ole osutanud suurt armastust sinu vastu ja on elanud oma programmi järgi. Sa oled haava saanud, hingehaava. Ja see hingehaav nii kaugel väritseb sinu sees. Ja sinu elus ei ole nii, nagu peaks olema kõik asjad kuidagi moodi, mitte nii nagu teistel, sinu tuttavatel. Tea,
et on üks abimees. On Jeesus Kristus, tema veri pugastab, tema veri tervendab. See haav, mis hingel on tehtud juba lapsepõlves, seda tervendatakse. Võta kuulda praegu, kes sa praegu ei oleks. Jumal on hea ja Jumal tahab sulle aidata. Jumal tahab taastada seda, milleks ta on sulle kinginud see elu. Et sa võiksid olla täisväärtuslik isa või ema. See on Jumala plaan. See medal, see on nagu kingituseks mõeldud, tehtud ja Jumal õnnistagu need naisi, need, kellele see mõte tuli. See oli hea mõte, sest ilmselt juba sellel ajal, see on juba 100 aastat ja rohkem tagasi, Jumala lapsed on pandud tähele, mis ühiskonnas toimub. Et armastus on jahenenud, suhted on ükskõiksed teine teisele. Ei ole halastus, ei ole kastunne, ei ole abivalmidust, ei ole jagamist. Ju siis nende süda ka nutis sellel ajal, et nad pakkusid ühiskonnale kas või üks päev aastas teha seda, mis on õige. Mis on see õige? Mis see Jumala poolt oli mõte? Ma loen teile üks käsust. Me teame, Jumal on Vana Testamentis 10 käsku Moosese kaudu andnud rahvale. Ja üks käsus, mis kannab kaasa endaga tõotus, võimas tõotus Jumala poolt. Ja see on see, kus ta ütleb, sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Jehova su Jumal sulle annab. Vastastikku austamine ja armastus ema lapse suhtes ja lapsed ema või isa suhtes. See toimib. Selle jaoks ei ole vaja sul teha plastilised operatsioonid või mingid imerohud või mingid imekosmeetikat kasutada, et olla edukas, olla normaalne. Normaalsus ainult see, mida Jumal annab. Sest Jumal on loonud inimest oma näo järgi. Ja ainult Jeesuse Kristuse usu läbi me võime tagasi sinna normaalsuse Jumala juurde jõuda. Et seda kõik, mis ebanormaalne meiega elus on toimunud, see võiks kanda kaotust. Tagasi Jumala juurde. Ja Jumal kutsub ta iga päev, tulge minu juurde, kõigist te olete vaevatud ja koormatud ja ma annan teile hingamist. Sa pead isa ja ema austama, et su elupäevi pikendatakse sellel maal. Kui palju praegu makstakse, kui palju praegu otsitakse imetarstid ja kõik, et elada kaua. Nooruslikult näha välja ja olla atraktiivne ja olla moodne ja kõik absoluutselt elada. Ja Jumal on andnud elu meile ja üle rohkesti, kui meil on Jeesus Kristus. Amen. Amen. Kallis kogudus. Kui rikkad me võime olla. Ja mitte enda jaoks ainult. Jumal ei ole kutsunud ja valinud meid ja leidnud meid ainult, et me ise oleksime nüüd ja vaataksime teise peal ülevalt alla, kes sina oled. Aga kes sina oled olnud enne, kui Jeesus kutsus sind? Kui Jeesus andis andeks,
Kui Jeesus suri sinu ja minu patu ees, nagu täna laulsime, kes meie siis oleme. Hiiob on öelnud kord, mis on inimene, et sa niivõrd mõtled tema peale, Jumal, et sa hoolid tema ees. Mis on inimene? Patune pea laest jalga taldani ja ennast täis ja oma õigust täis ja ainult allapoole ja allapoole ja mingid traditsioonid päevad ei aita, kui ainult Jeesus Kristus on päästja ja aitaja. Meile ja meie lastele, kui nemad on ka läinud lai tee praegu. See on vaadata väga kurb. Selle medali mõeldes eile ja nähes seda medali, mul tuli meelde lapsepõlv. Nõukogude ajal jagati või autasustati emasid, kellel oli kes olid sünnitatud 5 ja rohkem lapsi. Te olete kuulnud seda. Meie perekonnas see oligi see, ei me juhtunud. Jumal kingis ema kaudu mulle elu, mina olin 5 olnud perekonnas ja minu ema sai rinnamedali. Ja vene keeles oli kirjutatud mats geroinya, et ema kangelane ema. Ja ma mäletan, ma olin üksinda kodus, ma tihti kasvasin tegelikult üksinda ekas kõrval. Ja ma leidsin seda medali, see oli nii ilus, 5-aastane ma olin ja ma panin omale rinna peale ja ma läksin jalutama. Tänava peal meil lähedal oli kauplus, toidukauplus ja ma läksin sinna, käisin sellega. 5-aastane ma vist ei mõistnud, mis asi see on, kas see ilus asi oli. Ja jalutasin ja ma nägin ainult, kuidas inimesed vaatasid seda, ma mäletan, mis näoga need vaatasid minu peale ja see oli hetk, uhkuse hetk. Minu rinnal oli väga ilus medal ja ma olin uhke. Aga ma ütlen teile, armsad, isegi kui võib-olla see medal oleks tõesti minul olnud 5-aastasena juba. Ega see ei oleks aidanud mind olla kangelane ema. Medal ei tee emast kangelaseks. Jumal teeb seda, sest ta on planeerinud niimoodi. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Aga see vastastikune suhe oma vanemate ja laste vahel, see on nii traagiline, kui see rikutud on. Kui ei tunne üksteist, kui ei huvita teine teist, kui ei eelista, ei aita ei midagi. See on tragöödia terves ühiskonnas. Kui on terve perekond, siis on ka terve ühiskond. Selles hakkab paranemine ühiskond. Aga kui perekonnas on nii igaüks enda poole, siis mis me ootame ühiskonnas? Aga on hetked, Jumal annab, et keskenduda, et mõelda, et analüüsida oma eluviisi, oma programmi, mis mina oma unistusega olen endale seadnud. Eile ma mõtlesin selle teema peal, emadepäeva, ja täna hommikul minul tuli meelde üks päev või üks sündmus, mis oli väga kurvastas mind
täna ja ma teadsin, et poeg helistab täna mulle hommikul. Ja ta helistas, aga ma ei kuulnud, mul oli veel vaikuse peal telefon. Ja siis ma helistasin temale tagasi, sest see, mis tuli mulle meelde, Jumal tuletas meelde, et ma pidin tema käes paluda andestus. See oli siis, kui ma veel elasin patu elu. Ma ei tundnud veel Jeesust. Ma elasin just oma programmi järgi. Olen lahutanud esimese mehega ja elasime kahekesi, ta oli esimeses klassis. Ja oli päev, kus me läksime sõbrannaga pidutsema ja ööbaris. Läks väga kauaks. Ma tulin koju. Mitte kainene. Tulin koju kuskil 3 või 4 öösel. Ja vaatan, poegest ei ole kodus. Ma vist olen ükskord rääginud siin koguduses. Poegest, esimese klassi poeg ei ole kodus. Öö, talv, tormib, lumi. Poja ei ole kodus. Hakkasin otsima, mis temal selga pani või kus, mis. Meil ei ole ju ei vanaemad, ei vanaisad, me olime siin nagu võõras maal elanud. Mitte kedagi, et kelle juurde ta võiks minna ja vaatasin, et koolikott kaasas oli võetud. Tuli mõte, et ilmselt kooli läks. See oli Mustamäele elasime ja kool oli lähedal. Ma joksisin sinna purjusena. Torm, lumi, kus minu poeg. Ja ma joksisin sinna kooli juurde ja seal oli nagu 3 trepid niisugused ukse ees. Ta istus ühe trepi peal ja lamp, see posti ja lamp kõigus sellest tormist ja lumi ja kõik. Ja see niisugune pilt oli. See täna hommikul mul tuli meelde ja ma näen, ta ei ole üksi. Tema juurde on tulnud kassikene, pojakene. Nüüd ma nagu mõistsin, kui ma sain Jumala lapsena, kui ma ükskord ma juba palusin, aga täna väga-väga selgelt mulle see pilt jälle tuli meelde, et Jumal oli nii armuline, nii hea, ka niisugusele emale, kes oli juua täis, kes oli unustanud oma poja kodus. Jumal oli saatnud minu pojale loogutuseks ja tröstiks kassipoeg. Ta istus selle lumi all ja mängis selle kassiga. Ma võtsin teda, kalistasin ja me läksime koju, kuni kooli aega oli veel 4 tundi. Ma rahustasin teda ja kalistasin, ta jäi veel magama. Aga täna, kui ma seda sain pühas vaimus, et sa pead veel paluma. Ma olen 35 aastat tagasi Jumala lapseks saanud, ma olen seda palunud andeks, aga täna oli see nii elavaks saanud. Ja kui ma täna palusin tema käes andeks, ma helistasin temale tagasi, ma ütlesin, sa olid helistanud. Ja ma tahaksin sulle väga head emade päeva soovida ja kõik. Ma võin aitäh orest, kallis. Aga mina tahan sinu käes praegu paluda andestus. Et ma ei olnud hea ema. Ja eriti see hetk, ma ütlesin, kas sa mäletad seda talvena, seda öö. Jaa, miks ma ei mäleta. Aga siis ma mulga tead, aga sa oled nii palju mulle head teinud. Ma mäletan need head ajad, kui sa oled mulle aidanud, kui sa mind õpetasid, kui sa oled minuga kogu aeg olnud. Ta võttis nagu enda peale seda korma kanda ja see oli väga puudutav hetk. Suhed taastatud. Mõistate, mida ma praegu tahan öelda. Täna on emade päev, aga ma lihtsalt tunnen vaimu poolest suhted, lepitus, Jumal nagu ütleb lepitus. Praegu on väga vajalik ühiskonnas
meie ühiskonnas, Eesti ühiskonnas lepitusse. Jumal, kui kutsus meid olla Jumala lapsed, tema saadikud, tema kuulutajad. Korintlastele Paulus kirjutab, et ma andsin teile lepituse ameti. Jumal praegu ootab kõige eeskätt koguduses, tema laste hulgas lepitust oma sugulastega, oma lastega, oma emadega, oma lähedastega. Andke andeks ja paluge ise andeks, kui on kellele käes veel paluda andeks. Ma mäletan, üks vang, endine vang, kui vabanes ja ta sai vanglas Jumala lapseks, aga kui ta vabanes, ta ütles, ja nii tahaks praegu paluda andestus isa käes või ema käes, aga need on juba igavikuse läinud, aga Oulu soovitas, ta ütles, lihtsalt võta üks bukett lille ja mine hauda ja põlvita ja ütle Jumalale, mitte surnutele ära räägi, aga Jumalaga. Ütle, Jumal, ole mulle patusele armuline ja ma lihtsalt panen praegu selle märgiks siia lilled, et ma olen temale andeks andnud, kui ma midagi ei mõistnud ja anna mulle andeks, mis ma olen teinud sellele, kes on juba läinud. See on üks asja, mis me võime teha, kui niisugune olukord on. Jumal ootab jälle uuesti. Ja ma loen teile praegu seda kirjakoht, mis ma nagu selle sain püha vaimust. Ma usun absoluutselt, et see on Jumala püha vaimust nagu soositamine oli, et ühiskond praegu ja algus peab algama miinust, nii nagu see raamat on, et ärkamine algab miinust. Ja samamoodi lepitus. Ma loen praegu teisel korintlastele ja 5 peatükk. Ma loen uus elu Kristuses. Kui sa praegu kuuled, kes praegu vaatad interneti, kui sa võib-olla ütled niimoodi, aga mul on juba lepitus tehtud Jumalaga. Ja see võib olla nii nagu minul 35 aastat tagasi, aga näed, miski oli vaja teine veel värskendada seda ja veel paluda andestus oma poja käes. Võib-olla ka sinul on kuskil suve katki. Tee seda täna. Tee seda. Jumal näeb. Jumal võtab seda kui usk temasse ja Jumal tasub ise selle ees. Ja siin on öeldud 17 salm. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Aga kõik on Jumalast, kes meid on iseenesega lepitanud Kristuse läbi ja on meile andnud lepitusamet. Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega ega arvanud neile nende üleastumise süüks ja on pannud meile sisse lepitussõna. Seepärast me oleme nüüd käskjalad. Ma tunnen täna ülesanne Jumala eest, Jumala poolt. See on andnud mulle, ma tunnen vaimus, ma tunnen südames, et mina täna nagu käskjal Kristuse asemel otseku manitseks Jumal minu läbi. Ma palun Kristuse asemel andke endid lepitada Jumalaga. Andke endid lepitada Jumalaga.
On olnud, mis olnud tänase päevani. Ega Jumal on halastaja ja armuline. Tahab uuenda meie suhte. Tahab parandada. Tahab jälle tõesti need põlvkonnad ja perekonnaliikmed ja kõik kokku panna, et me võiksime tundma armastust sisekeskis. See on Jumal meie sees, meie keskel. Kuidas Jumal ootab seda meie käes? Et me tõesti endid lepidada annaksime Jumalaga veel kord, tõsiselt, päriselt olla Jumala oma. Olla Jeesuse Kristuse järgija ja lepitus teisega. Teise, kellel ei ole korras. Tehkem täna, mis me võimalik oleme, tehkem seda. Rõõmustame täna meie taevase Isa, kes vaatab meie peal ja ootab ja tahab ainult meile head. Kas ei olnud seda 100 aastat tagasi ja rohkem teie Eesti luuletaja Juhan Liiv, tema süda valutanud on ka seda sama teemaga, et põlvkonnad, perekonnad, lahutused, individuaalsust, ei ole kokkutulekut, ei ole armastus. Ta kirjutas üks laulu, teie laulik, teie luuletaja. Ma lillesideme võtaks, sind köidaks sellega. Sind köidaks sellega ühte, õnnetu Eestimaa. Ma taiva sina võtaks päikese särava, võtaks eha, võtaks koidu, sind köidaks. Praegu lahkmeeled igal poolt, lahkmeeled. Juhan Liiv juba siis märgis prohvetlikult, et see aeg on tulemas. Sind köidaks sellega ja armastuse võtaks truuduse, aususega ja köidaks sellega ühte sind kallis kodumaa. Ja vere sideme võtaks vene südamemaa ja köidaks sellega ühte sind õnnetu Eestimaa. Meist, minust, sinust oleneb Eestimaa, kodumaa, Marjamaa saatus. Mida me teeme täna? Mida me otsustame? Kas otsustame vaadata, nii nagu on, asi pole minust, on tarkamad inimesed, aga Jumal ei ole ilma seda pandud sind elama siin Eestimaale, ka mind siin Muulast või kuskil tänava peal või kuskil majas või kuskil tööle. See ei ole juhuslikult mitte kuskil. Jumala plaan on, et lepituse amet käib koos meiega. Amen. Amen. Kallis kogudus. Kallis, kes te kuulete täna. Jumal kutsub üles, et andke ennast lepitada. Andke, unustage ära need kõik rõõdud ja kõik valud ja kõik, mis meile on tekkinud. Ma arvan, et kõik kristlased või usklikud oskavad kõik meie isa palved. No meie isa palved. Mina kui tulin siia, siis ma oskasin Eestimaale tulin oma emakeeles, poola keeles meie isa palved. Ka vist 5-aastane olin, kui sain seda pähe õpitud aga praegu olen eesti keele isamaa kodumaa ja eesti keeles palvetan seda palve ja seal on kirjutatud. Andke
kuidas seal on, ja aita meid anda andeks neile, nii meie minu eesti keel praegu longab, Maatõusu 6 ma kohe loen teile kindlasti meie isa palvet ja sinu tahtmine sündigu nii ja anna meile andeks meie võlad, nõnda nagu meiegi andeks anname oma võlglastele, seda ma rõhu. Kui me palvetame seda palve, meie isa palve, selle palvega me ise juba endale nagu paneme nagu kohus lihtsalt. Ja anna meile andeks meie võlad, kuidas? Me palume Jumala, anna andeks, aga kuidas Jumal annab andeks meile? Nõnda, nagu meie anname andeks oma võlglastele. Otsustame täna, kui meil on lapsed või emasid või keegi, kes on valu meile teinud, kes on midagi havatud meid, otsustame täna andeks neile anda, siis Jumal annab ka meile andeks. Nõnda, nagu meie anname. Kui meie anna, siis Jumal ka ei anna ju meile andeks. See on nii seotud sellega. Nõnda, nagu meie, nõnda Jumal ka meile. Mõistate seda? Ja see on tänane sõnum, olgu, et Jumal on hea ja Jumala sõna ütleb, et nii nagu trööstiks ema, trööstin ka mina teid. Ta on saatnud meile püha vaimu. Trööstija, lohutaja, õpetaja. Ja sellepärast me ei ole üksi jäetud, aga koos temaga, tema abiga me võime saada iga päev uuendus, andestus. Ta peseb meid oma väärika puhtaks. Halleluuja, halleluuja, täna on hea päev. Täna on hea päev ja Jumal tahab midagi uut meie sisse panna ja mis ei ole vaja välja võtta. Puhastada, pesta, uuendada. Halleluuja, halleluuja. Täna on hea päev kõigidele, mitte ainult emadele, aga loomulikult mälestage. Tehke seda, mis on süda käsib meile teha. Halleluuja. Jumal on hea. Jumal on hea. Jumal on hea. Jumal on hea. Isegi kui me oleme midagi niisugust teinud, et lihtsalt nagu hingevaenlane tuleb ja ütleb, no kõik, sul ei ole mitte mingit enam šanssi edasi minna ja kõik on lõpetatud, kõik on. Ei, ära usu seda hingevaenlasel. See on petja, kes tahab sind täielikult hävitada, täielikult usus ära tõmmata, aga Jumal tõmbab sind tagasi enda juurde, sest ta armastab ja ta ei taha lasta sind hukka minna. Ta ei taha, et ükski läheks hukka. Ta ei taha seda. Ja olgem väga tähelepanelikud. Ma räägin praegu üks veel näide. Seda seoses sellega praegu, mis nagu ütlesin, ühes Afrikas, ma lugesin Afrikas jõe ääres oli mängimas lapsed koos vanemadega oli ja oli üks poissikene koos oma emaga rannas ja me nagu teame, selle Afrika jõed on kubiselt krokodilli täis ja järsku krokodill ootamatu tuli jõest ja haaras seda ühte poissikest kinni. Ja siis ema hüppas võistluses krokodilliga. Ema ja krokodill ja poiss nende vahel. Ema tiiris tõmbas kogu oma jõus, kogu oma väest, mis temal oli, pojakest enda poole ja krokodill enda poole. Ta sai päästetud imekombel ja siis, kui ta oli haiglas, ta oli sidemed täis ja värina ja kõik ja siis see juhtum oli ajalehtedes ja siis ajakirjanikud läksid haiglasse kohtuda sellega poissiga ja siis ta oli krapitud ja värina ja kõik ja küsisid tema käes
see on kõik krokodill sulle tegi. Ta ütles ei, see on rohkem ema püüsid, küüned, ema armastus. Ta lasi oma küüned, oma poja ihusse sisse, peaasi, et hoidad krokodillist, et mitte ei tirjaks. Ma ütlen teile, Jumal nii armastab meid ja kui Jumal näeb, et me seisame kuskil krokodilli nii-öelda seda, mis maailm pakub, see on niisugune krokodill, ta nõelaks sind alla ja sa ei pane tähelegi. Maailma sarnasus, inimestele meeldima. See krokodill lihtsalt haarab sind kinni selles olukorras. Ja pääsu ei ole, aga Jumal tiirib sind välja sellest. Ta ei taha, et sina läheksid hukka. Jah, kas on vaja siis haavatud ka saada? Kui meil on andud mõistlik meel, kui meil on andud Jumala sõna, kui meil on andud püha vaim, siis ka seda ei juhtu meiega, et saame haavatud. Ei saa haavatud, kui me oleme Jumala armastatud lapsed, armastame teda kogu südamest ja oma ligimest nagu ise ennast. Amen. Amen, kogudus ütleb. Halleluuja. Tõuseme ja palvetame. Kallis Jumal, maa ja taiva looja. Me täname sind, et sina oled armastus. Sina armastad meid igavesse armastusega. Ja meie armastame sellepärast, et sina oled meid enne armastanud, kui me veel patused olime. Sa tõmbasid meilt sellest krokodilli suust välja, sellest maailmale kuuluvusest välja. Isand, me täname sind. Me täname, et me kuulume praegu sinule, sinu riigis. Kodakondsed. Me täname, Jumal kallis, et sinu varustus, sinu tarkus, sinu heldus, sinu haalastus, Jumal, need järgivad meid. Isand, me täname, et sina käid meie ees. Sa sillutad meile teed. Jumal, sa näitad, mis on vaja ja mida ei ole vaja. Kellel seda ei ole tunnetus, ma palun praegu, Jumal kallis, anna seda tarkuse vaimu tunnetada sind. Jumal, kas see on sinu tahe või see on minu tahe või mehe tahe või sugulase tahe, Isand. Isand, ma palun, et me võiksime erastada, mis on väärtuslik ja mis on tühi. Ja mis on peaasi, et me võiksime terved olla, et me võiksime rõõmsad olla, meie ja ka meie järglased, ka meie sugulased, kui mina, Isand kallis, olen õiges kohas, õigel ajal, nii nagu sina tahad, siis sina kannad hoolt ka nende ees, Jumal, keda sina oled meile andnud. Jumal, me õnnistame täna kõik emasid, kõik vanaemasid, eriti need, kellel ei ole kedagi, Jumal, nii nagu vanade kodus ma olen näinud need, Jumal, hallipäevsed, Jumal, nii kurvad, et ei ole mitte kedagi. Jumal, anna meile kastunne ja halastu, et me võiksime kuskil sirutada oma abistava käsi, Jumal. Et me võiksime kellegi armastuse viia, et me võiksime jagada midagi, mida sina oled meile andnud, Jumal. Me palume Jeesus kallis, et meie Eesti maa, meie Marja maa saaks tõesti nii, nagu sina oled seda näinud ja planeerinud, Jumal. Ja me usume, Jumal, et see väikene Isand kallis tükikest maad, nii ilus maa, nii iluse sinise taivaga, Isand kallis järvedega, Jumal, metsaga ja põlludega, Jumal, et see saab täis sinu au, et see saab täis sinu õigus ja õiglus. Isand, me õnnistame Eesti maad, me õnnistame iga ühte emalt, iga ühte Isand last,
Jumal, las paljuneb sinu armastus siin maal ja Jumal, las sinu nimi saaks tõstetud kõrgeks siin Eestimaal. Isand, me tahame need olla, kes viivad, Isand, sinu lepitus, Jumal, sinuga lepitus ja kõik ülejäänud antakse peale. Jeesus, me täname sind selle hetke ees, me täname, et sa kuuled palved ja sa vastad Jeesuse nimel. Amen. Amen.